Vau, siin see ongi uus Firefoxi logo. Vau, siin see ongi uus Firefoxi logo. Mingi metsa. Ja luba kõike. Nagu te näete, siis Firefoxi logo on natuke teistsuguse. Nüüd ma muutsin ka vahepeal enda logo. Ja fakt on see, et muudatused on kuidagi tuttavad. Ja fakt on see, et ma tegin seda enne. Nii et Firefox on minu logo muutuse rip-off. Just nimelt, Firefox peab saama karistuse. Ta kasutas minu võtet kasutajate liidrohumudeks, kuidas nad julgevad. Pane neile copyrighti peale, kuidas te julgete minu logo muudatust enda logo peale järgmine, kuidas te julgete. Kuid nüüd brauseri enda juurde. Ja see on see koht, kus asi alles algab F-tähega. Täname, et valisid Firefoxi, kaasaegne mobiilne brauser Mozillalt, mittetulundusühingult, mis on pühendatud vabale ja avatud veebile. Okei, mul ei ole mitte midagi selle vastu. Edasi. Lehitse veebi nii nagu keegi ei vaataks. Privaatne veebi lehitsemine. Jälitamisvastase kaitsega blokib jälitajad veebi lehitsemise ajal ja ei pea meeles lehitsemise ajal ajalugu sirvimise lõpetamisel. Ühesõnaga incognito. Tee Firefox enda omaks. Kohanda Firefoxi lisadega. Bloki reklaami, lisafunktsionaalsust või valjus teema, mis peegeldab sinu isiksust. Vau. Nad toetavad adblockereid. Ma saan aru, see on MTÜ-de poolt loodud ja kõike, aga nad süvendavad adblocki nagu nad toetavad tasulist veebi. Edasi. Ma olen kõige lõpus ilmselt. Okei. Kuid nende disain ei ole ka kõige parem. Loomulikult mobiilis näeb brauser natuke teistsugusem välja. See on siis privaatne sirvimine ehk incognito, millest nad rääkisid. Oi, tahavad lihtsalt kõik järsku muuta. Ma ei tea, lähme Wikipeediasse kõige usaldusväärsemasse veebisaiti maailmas. Norra kohta teada saada, ma ei tea mingit infot. Okei, Norra kuningriik, vau. Ma ei tea mitte midagi selle kohta, ma ei tea absoluutselt mitte ühtegi fakti siit. Aga ma ei rösti seda täna, nii et kahju. Aga nüüd esitame MIDI faili. Niipea kui ma saan selle Bluetoothi kaudu transpordida enda tahvelarvutist sellesse telefoni. Ja me kasutame selleks Bluetoothi tehnoloogiat loomulikult, kus on sinihammas siin. Kas see Bluetooth toimib selle ROM-iga? Ei, te näitate mu mudeli numbrit, kuidas te julgete. Vau. See on mu tahvelarvuti inimesed. Kas mul on Bluetooth sees või?
We did it! Fail on meile saadetud. Ja by the way, uus funktsioon, mida nad lisasid restartimisnupu. Nad lisasid nüüd restartimisnupu, võite minna loomulikult, see on custom ROM, nii et palju rohkem funktsioone, kuid kui teil oleks stock Android, siis lülita välja ja taaskäivita oleksid teil kohe täispaketis, te ei peaks mitte midagi erilist tegema, neil on lihtsalt kaasas. Aga siin on õpetus, kuidas telefonirakendus panna kokku jooksma. See on kõik Okay. See on kõige lihtsam viis, kuidas teie telefonirakendust krahhida, nii et kõigepealt minu te teete spämmage numbrivalijad. Tehke seda umbes, 10 sekundit. Ja nüüd tuleb magic part. Te panete kursori kuhugi keskele ja siis alustage spämmamist. Lõpuks heli muutub nii aeglaseks, et see lõpuks jõudsuvalt katkevad heli. Ma isegi ei vajuta mitte ühtegi klahvi. On juba kokku jooksnud, teate. Ei, see ellu, uskumatu. Nagu te nägite, siis tuli et rakendus telefoni reageeri. Te nägite seda korraks, nii et see oli kinnitus, kuidas telefoni rakendust kokku jooksma panna. Nüüd olenevalt, kui uus teie telefon on, ei pruugi see toimida, sellepärast et protsessorid on muutunud paremaks, uuematel telefonidel on rohkem tuumasid, nad saavad kõige sellega hakkama. Aga vanematel telefonidel see on kõige lihtsam viis, kuidas neid kokku jooksma panna, sellel on
sellel telefonil konkreetselt on 4-tuumaline protsessor, mis ei ole väga paha, aga kui teades, kuidas Android töötab, siis ainult 2 on saadaval rakendustele ja 2 süsteemile. See on selline huvitav jaotus. Nii et jah. Igasuguseid MIDI-faile, ütleme Windows XP One Stop. Miks mitte? Uskumatu. Kuid nüüd läheme Google Play poe sügavustesse. Värskendused pole saadaval, tore. Me räägime alla rakenduse, mitte Windows, vaid Adblock, esimene asi, mida ta pakub. Mitte ma ei taha Adblocki, mingi metsa. Ma ei taha Adblocki. Ma tahan mitte OSV-d, mitte Ski. Ski camera. Mis siis ma tagant? Nii lihtne rakendus, et sa ei küsi isegi tingimusi nagu lihtsalt nagu ma olen redis. Okei, kas ja luba võib-olla. Ja ma võin võtta ükskõik millise pildi siit ja muuta selle batch failiks kasutades seda rakendust. Salvestada selle HTML-iks ja siis teisendada enda segase algoritmiga selle batch failiks. Ja miks taust virvendab? Miks taust virvendab? Okei, ma just avastasin, et vaadab täitsa vale koht kuuldasin. Nagu ta näitab, igasugused asjus on pilvestada. Ma ei tea. Siis me saame panna facecam'i. Ma ei näe põhjust, miks see mäng peaks olema 21,45 megabaiti. Mingisugune mäng, kus sa sööd teisi usse, mingi 2D mingi mängus. Kuidas see saab olla 21,45 megabaiti? Ma ei näe selles loogikat.
mäletad aega, kui see mäng oli relevant. Sa poiss, ma saan ikka ühe priske ussi praegu. Või ei söö ennast saab süüa ja loomulikult ma ei mäletagi seda mängu. Sa poiss. See mäng ei ole loogiline. Ma vaatan seda mängu praegu läbi kaamera, nii et te teate, et kvaliteet on ühesõnaga B, ühe tähega lausa. Ma tahan sind ära süüa. Seda tegid proodmängijad. Lihtsalt tegid sellise ringi enda ümber. Ainult probleem on see, et väikeste ussidega see eriti ei toimi. Või on need maad, ma ei teagi. Hehehe. I destroyed you. What the? Mind söödi ära. Ei, ma ei taha teid hinnata sen. Ma ütlesin, ma ei taha teid hinnata. Nägite ju mind proovimas mitte hinnata. Okei, me unustasime skinni ja me saame ehitada sliderit. Vau, minu slider. Minu äge slider. Väikesed nohikud suudavad suuri hävitada. Ma ei mäleta, kuidas see boost käis. Aasta 2016, kui see mäng oli meil relevant. Thanks for your insights, Slider. Thank you for your insights. See oli nii noob. Ei, minge metsa. Ma ei luba teil minu videot sponsoreerida, minge metsa. Ma ei tahtnud sind koduekraanile. Desinstalli. Kas sa võid selle rakenduse desinstallida? Jaa, soov. Miks te näete desinstallimise progressi? Igatahes, see on video lõpp. Aitäh, et vaatasite. Seera ilmselt sisse lülidatud. Ja on küll ilmselt sisse lülidatud. Ja see ekraan on enne video algust. Tegelikult sõrmejälgedest puhas ja vaadake, mida me selle video jooksul tegime. Aga see oli video lõpp.